kohe kutsun siia tänase jutustaja Jüri Puusaagi, aga enne ma tahaksin mõnda asja öelda. Kõigepealt seda, et Kalju kogudus ja paljud kogudused Eestis on sulle isiklikult ja Toronto kogudusele väga tänulikud. Ja ma ei liialda, kui ma ütlen, et seda teab taevas ainult Jumal, kui palju Toronto kogudus on Eestit ja ka Kalju kogudust teiste koguduste hulgas aidanud ja õnnistanud. Aitäh, olge väga õnnistatud seal Torontos, kes te veel seal enne taevakodu olete järele jäänud. Meie kirik ei oleks seest ega väljast selline, nagu ta täna on. Toronto kogudusel on seal suur osa. Suur tänu veel kord. Ja kui sa lähed tagasi Torontosse, ütle, et me oleme väga tänulikud. Me oleme seda kirjalikult väljendanud, aga me tahame täna seda veel teha. Ja kuidas me seda teeksime, kui teeme ühe aplausi, mis oleks võimas. Harri tõstab käe ja... Jüri võiks olla mulle isa eest, aga me saame nimetada üksteist sõpradeks ja vendadeks. Ja see on suur arm teenida 40 aastat, natuke rohkem isegi, 41, aga ordineerimisega 40 aastat pastorina. Siin 11 aastat ja Torontos 30 aastat. Ja täna on Jüri siin ja meil on hea meel. Jüri, palun. Tänan nende ilusate sõnade eest, mida sa mulle ütlesid. Aeg on tõesti jõudnud, ma teen kohe paranduse, ma ei ole enam pastor, ma olen emeriitpastor alates 1. juulist. Ja nii, et ma ei ole enam Toronto koguduse pastor, nüüd ma olen vabanenud ja nüüd ma maitsen seda vabadust, mida annab pensioniaeg. Töö seal venis küllaltki pikaks. Me läksime sinna 9 aastaks ja siis 5 aastaks ja lõpuks kujunes 30 aastat välja. Jumal on imeline ja praegu tagasi vaadates ma tunnen ka seda rolli, miks ma seda tegin, sest sisuliselt ma läksin sinna tollel ajal veel Nõukogude Eesti missionärina Kanadasse. Uskuge seda või mitte, seda võeti niimoodi. Mõtle sealt punasest Eestist tuleb pastor meile kogukond. Ma tulin missioneerima. Ja selle tõttu mul oli ka kõige parem ülevaade, mis Eestis toimub. Ja see oli just see aeg, kus toimus niisugune töö ümber organiseerimine. Ja minu esimene ülesanne oli moodustada Toronto koguduses Eesti rahvusmisjon. Ja see pidi hakkama suunama kõik oma vahendid kodumaale, sellepärast, et tulid aastad, kus juba välisorganisatsioonid enam ei olnud Eestist huvitatud ja ainukene, kes tundis oma armastust ja kohustust kodumaa vastu, oli Toronto Eesti Baptisti kogudus ja me tegime seda rõõmuga, nii et aitäh, et te seda olete tähele pannud. Ma olen külastanud oma armast Kalju kogudus, mu esimese armastuse kogudus. Sellepärast, see oli mu esimese armastuse kogudus ja ohtlik on, kui sa esimese armastuse ära unustad. See oli minu esimene kogudus iseseisvalt töötades aastal 1978 ja kogudus on säilitanud selle muusikalise maine, nagu ta on olnud eluajal. Kui ma siia tulin, siis oli noorte ansambel, kus tänased rahakorjad, niisugused poisid, vaadake, nemad laulsid, vaadake neid nüüd, nad olid siis sellel ajal niisugused, nagu teie olete, Ermo ja mulle meenus, teie poisid, kui te olite siis niisugused, nagu teie nüüd. Nüüd nad korjavad raha, see on ka hea töökogudus, mis on vaja ikkagi teha. Olid toredad aastad ja ma usun, et need on meelde jäävad. Olen tagasi käinud ja kogudus on väga huvitav, et te olete väga rikas pastorite poolest olnud. Peaaegu iga kord, kui ma tulen tagasi, siis on uus pastor. See peab olema üks väga hea kogudus, kes omale nii kiiresti leiab uued pastorid. Ja tore Tarmo sind tervitada nüüd selles ametis. Viimati kohtusime Vancouveris, kui sa olid seal ja me käisime lõpetamas seda kogudust koos ja täna me oleme siin, ole õnnistatud uues töös.
Palju nähtavaid muudatusi on toimunud ja ma usun, iga pastor, kes Kaljust tuli, teeb oma muudatusi ja Tarmo, sa oled siin tohutud muudatused teinud. Ja kõige suurem muudatus, mida ma näen, et sa kantsli oled siia toonud. Torontos ja Ameerikas on niisugune asi, et paljudki pastorid tahavad kantslit natukese liigutada kuskil ühele poole või vasakule või paremale poole. Ja minul jõudis ka see aeg kätte, kus meie kantsler oli paremas servas seal. Ja siis vanasti istusid ikka vanad vennad kõik kantsli ees, viimastel aastatel see pool on täitsa tühjaks jäänud, parem pool, kõik on istunud siia. Nüüd ma olen siis pidanud ise liikuma sealt kantslist tulema siia vasakule poole, et kõnelema. Minu üks Ameerika kolleeg ütles, kui ta selle suure asja oli saavutanud, et ta niisugused muudatused tegi, kuidas sa seda tegid? Ta ütles, iga jumala teenistus 5 sentimeetrit ma nihutasin kantslit. Kuni ma lõpuks, ma ei tea, kuidas sina seda tegid, aga niimoodi me saame abilised ja hea kogudused, et tulete muudatustega kaasa. Olge väga õnnistatud. Täna on siis, kes peaks siis kõnelema vanavanemate päeval? Tavaliselt peaks vanavanemate päeval kõnelema ikka noorem põlvkond. Kui vanavanem ise hakkab rääkima, siis ta pistab ennast kiitma ja õpetama ja kamandama, eks ole. Aga viimastel aastatel ma olen õppinud seda, mida vanemaks saad, seda rohkem peab sa olema suuteline vait olema ja ära andma endast. Ja see on ka suur kunst, kui me elu lõpule jõuame. Nii et aitäh täna kutsumast vanavanemate päeval. Kui ma siia tulin ja lahkusin, siis ma olin ainult vanem. Ja meil oli 2 last, pisikesed, kes siia tulid koos meiega. Ja nüüd vanavanem. Ja nii on loomulik see tendents. Annan edasi need tervitused ka minu ühelt lapselt Kairelt, kes on Torontos ja kellega me väga lähedased oleme, tema perega, eriti nüüd, kui ma Arpsaile olen kaotanud. Ma ikka vahest natukene ärritan Kairet, kui ma ütlen talle, sa oled mulle nüüd Elle eest. Ma ütlen, mis Elle eest, ma olen su tütar. Ja teine poeg on siin. Mul on 4 lapselast. Olen väga rõõmus, et nad on olemas. Ja need lapselapsed 2 ei räägi eesti keelt, 2 räägivad eesti keelt, aga niisugune on meie maailm, kus me elame. Ja mida ma tahaksin täna teile siis rääkida? Veel jah, miks ma täna just siia, miks ma üldse seekord siia tulin? Ma pidin juba varem tulema, kohe pärast juulikuus vabanemist, aga lennud peatusid ja lõpuks Lufthansa ütleb, et kui sa nüüd seda sõitu kasutas, sa ei tea, mis edasi saab. Nii et ma ikkagi siis nüüd siia jõudsin. Ja mul oli ka nagu tore eriline põhjus. Ma olen tegelikult ju kasvanud ja sündinud Oleviste koguduses. Ja Oleviste kogudus saab tuleval pühapäeval 70-aastaseks ja siis toodi üks vanamees sealt Torontost, kes mäletab neid alguse aegu, sest ma olin 10-aastane, kui Oleviste kogudus avati. Mäletan seda aega 1950 ja nüüd see vanamees tooks siin ja las ta natuke räägib. Teine põhjus on ka, te teate, kes on maailma kõige võimsam põlvkond praegu, on babybuumerid. No nemad hakkavad ka juba taanduma, nad on pensionini lähevad. Need, kes on sündinud aastatel 1946 kuni 64. Teie vist olete Y-põlvkond või ma ei tea, mis te olete, X või Y, sajandi vahelise. Ja Olevistes oli sellel ajal siis sõjaaegse põlvkonna olulis ärkamine ja me seda tuletame meelde. Ma ikka mõtlen seda siis sarnanud luterlaste kuldleerile, kus vanakesed tulevad kokku ja tuletavad meelde seda, mis on toimunud. Aga meil on see midagi enamat. Mida ma tahaksin teiega täna, armsad sõbrad, jagada vanavanemana? See on huvitav mõte, et on olemas emade päev ja on olemas isade päev. Ei ole vanemate päev. Miks? Sest isad ja emad on veel väga sõltumatud üksteisest, nad elavad kõrvuti teineteisele, aga vanavanematel on ainult üks päev jäetud. Vanaisade päeva ei ole eraldi, vanaemade päeva ei ole eraldi, on vanavanemate päev. Ja täna me siis siin oleme.
Mul on olnud hea meel, et ma olen tohtinud ka sellel viimasel reisil otsida oma juuri Eestis ja terve nädal aega kokku on läinud Hiiumaal juurte otsimiseks ja Lõuna-Eestis. Ja teate, missugune tunne on ikkagi minna nende vanemate juurte juurde, kus sa oled pärit, eriti Lõuna-Eesti või Liivimaa, mis mulle tundub areneb praegu väga kiiresti. Liivimaa, teate, see on Lõuna-Eesti. Ja minu isa kodu on sealt ja me käisime nendes vanades taludes, millede nimed on kuskil aastast 1700 kirjas ja isegi kui sa Google'isse paned või GPS-i, siis sa leiad selle koha üles. Üle 200 aasta nad on muutunud, aga seal on meie juured. Ja teiselt poolt Hiiumaal tohtisin olla oma vanaema talu Varemeil, Heltermaal ja alati, kui ma sinna lähen, siis mu unistus on tuletada meelde seda aega, kui ma 4-aastase poisikesena sõja ajal lamasin pikali rohu peal ja vahtisin pilvi. Mulle meeldis see. Ja nüüd ma läksin uuesti. Ma palusin, jätke mind üksinda, ma olin seal ja vaatasin neid pilvi ja siit tuligi see väljend, mis ma sulle ütlesin, et kõik on maailmas muutunud. Ainult taevas ei ole muutunud. See on täpselt sama, räägib nagu 4-aastasele poisile, nii ta räägib 80-aastasele mehele. Ja selle tõttu ei ole mitte asjatu, et piibel meid õpetab, tõstan oma silmad mägede poole, tõstan oma silmad taevade poole. Ka 21. sajandil nende muutuste ja pöörasuste keskel, kus me elame, meil on põhjust tõsta silmad taeva poole. See maailm ägab muutuste all, loodus on muutunud, kahjustatud, palju meie ümber on muutunud ja ma olen rääkinud 3 teemal, loodus ägab ja kristlased ägavad ja püha vaim meiega koos, aga taevas ei ole midagi muutunud. Ja see on meil ootus. Ja sealt me ootame oma Jeesus Kristus, kes tuleb meid lunastama. Ma loeksin täna Vanast Testamendist ühe teksti ühest vanaisast, keda ma leidsin. Piiblis ei ole sõna vanaisa. Kas te olete leidnud? Ei ole ka vanaema. Ja ma jõuan selle juurde nüüd välja. No, meie Kaire pere on ingliskeelne ja kui poisid sündisid kaksikud, siis otsustasime, kuidas me hakkame siis vanavanemaid nimetama. Ja meie väimes, ta natuke mõistab eesti keelt, aga ta küsib, mis tähendab vanaema, kui me jälle ütleme vanaema. Mis tähendab vanaisa, ta ütles, ei, me ei taha seda vana nimetada. Ja siis ta ütles, ega teistes keeltes ei ole ka vanavanemate kohta vana, seal on ikka grand või midagi soliidset. Meie eesti keeles on ainult vana, kogu aeg rõhutame seda. Näed, see ajas teid kohe üle, ja. Ja siis juhtuski siin, et meie väimes ütles, et meie hakkame vanaema nimetama emaks, mitte vanaemaks. Ja emat hakkame nimetama mammiks. Vana sõna, sellest midagi. Mida siis ma loen sellest vanaisast? Ja selle vanaisa nimi on Jaakob piiblis. Ja kuidas tema elu algas, kuidas see vanaisa oli, mida ta tegi. Ma usun, et te kõik olete tuttavad ju piiblist. Abrahami, Iisaki ja Jaakobi jumal, 3 patriarhi. Nad kõik said ka vanaisaks, aga Jaakobil on eriti vanaisa roll, mida piiblis on kirjeldatud. Ja ma loeksin ühe teksti osa 1. Moosese raamatu 48. peatükist, esimesed 6 salmi. Pärast seda sündmust öeldi Joosepile, vaata, su isa on haige, siis ta võttis oma 2 poega enesega, Manasse ja Efraimi, ja Jaakobile anti teada ning öeldi, näe, su poeg Joosep tuleb sinu juurde. Iisrael võttis siis jõu kokku ning tõusis voodis istukile. Ja Jaakob ütles Joosepile, kõige väeline Jumal ilmutas ennast mulle Luusis, Kaanani maal ja õnnistas mind ning ütles mulle, vaata, ma teen sind viljakaks ja paljuks ja teen sinust rahvaste hulga ja annan selle maa sinu soole pärast sind igaveseks omandiks. Ja nüüd olgu su 2 poega, kes sulle Egiptuse maal on sündinud, enne kui ma tulin sinu juurde Egiptusesse,
minu omad, Efraim ja Manasse olgu minu omad, nagu Ruuben ja Simeongi. Aga su järeltulijad, kes sulle pärast neid sünnivad, olgu sinu päralt ja neid nimetatagu nende vendade järgi nende päris osades. Vanaisa Jaakob, temast on öeldud, need on 3 suurt piibli tegelast, mitte sellepärast, et nad olid pühad ja nad ei eksinud ja nad ei teinud viga isana või vanaisana, vaid sellepärast, et Jumalal oli selline plaan nendega, nad allusid Jumala plaanile. Neist kujunesid erilised isiksused. Jaakob oli 20 Eesaviga. Ja te teate, mis Jaakobi nimi on? Kannast haaraja. Kui nad kaksikutena sündisid, siis üks kaksik sündib alati ennem. Ja ma ei tea, kas ta tõesti kannast haaras oma vennal sündimisel, aga nii on kirjutatud. See oli väga tähtis, kumb oli vanem ja kumb oli noorem. Ma olen identsete kaksikute vanaisa. Ja nende vanemad ütlenud, sa ei tohi kunagi ütelda, kumb neist ennem ilmale tuli. 1,5 minutit vahetust pidi olema. Aga sa ei tohi ütelda seda, kumb neist enne ilmale tuli, sest see võib neile kujuneda saatuslikuks pärast. Ja need poisid tänase päevani ei tea. Mina tean, kuidas oli. Ma tean, kui nad sündisid, siis minu väimes David on niisugune aktiivne poiss ja ta haaras nad ema sünnitusvoodist ja tuli kohe meile näitama sinna eesruumi, tegi seda, mille pärast arstid jooksid järele, seda ei tohi teha. Ja kui ma need poisse vaatasin, üks anti minu sülle, teine anti Elle sülle, siis ma ütlesin, see, kes minu sülle oli, no sellest tuleb küll elumees. Sest tead, teda silmad vilasid, ta oli niisugune aktiivne ja nüüd ma näen 15 aastat on möödas ja täpselt see ennustas. Ma ei ütle, kumb see oli, aga nad on nii erinevad, aga juba algusest peale. Kaksikvennad ja mida Jaakobi kohta öeldakse? See nimi on jäänud talle küll kannast haaraja. Ta oskas elus ka edaspidi haarata ja loobuda haaramisest. Kui ta sündis, siis ta haaras oma venna kannast ja see jäi teda eluks ajaks saatma. Kui hakkasid tulema elu katsumused ja ta läks täismehena tööle, siis ta pidi haarama ja pidi haaramisest ka loobuma. Kui nad hakkasid maid jagama oma sugulase Laabaniga, siis ta ei haaranud mitte Laabanist kinni, vaid nad läksid lahku igaüks oma teed, sest ei olnud õige aeg, Jumal ei lubanud tal seda haaramist teha. Kui ta jõudis oma elu lõpufaasi, kus ta hakkas tunnetama ka elu kokkuvõtet tehes, et ta on elus vigu teinud ja eksinud. Ja teate, mida vanemaks me saame, seda enam me hakkame seda tundma, sest me oskame tagasi vaadata siis. Ja mäletate, siis ta võitles Jumalaga ja see Jumal väljendus ühes inglis, ta haaras sellest kinni ja ta ütles, ma ei lase enne lahti, kui sa mind oled õnnistanud. See oli järjepidevus. Ta palus ennast õnnistada. Ta haarati kinni Jumala enese poolt. Ja viimane etapp, kui Jaakob oli vana, siis tema poeg Joosep elas välismaal. Egiptuses. Joosep oli teinud head karjääri seal, ta oli edutatud, ta oli saanud palju ja nüüd Joosep tunneb, et ta peab oma vanaisa kutsuma Egiptusesse. Tänapäeval on eksiili minek ja kodumaalt lahkumine ja tulemine väga normaalne. Ma tean, et 200 000 eestlast on praegu välismaal. Põgenike põlvkond, kes siit läks, neid oli 70 000. Nüüd on suurem eksiil kui kunagi varem. Ja mitmedki on püüdnud oma vanemad tuua oma heas olus enda juurde, aga alati see ei ole õnnestunud. Kui Joosep esitas Jaakobile kutse, siis ta ka ei haaranud kohe sellest kinni, vaid ta palus Jumalalt, kas ma pean minema sinna Egiptusesse. Ja kui Jumal talle tee andis ja läks, siis ta läks ja mida ta tegi, ta õnnistas Vaaraut. Egiptuse Vaaraut õnnistas. Kas ta seda kunagi ette nägi, et ta vanas eas peab seda veel tegema? Ma kujutan ette, mismoodi tundis see vanaisa Egiptuses, kui tema lapselapsed ei rääkinud heebrea keelt. Ma tean, mis tähendab olla vanaisa,
kui sinu välismaal sündinud lapsed, lapselapsed ei räägi enam sinu keelt. See on enamusele mõistetamatu. Ja ma alati soovitan nendele inimestel, kes mõtlevad ka välismaale minna, kuidas mõtle alati kõikide generatsioonide peale, ära mõtle ainult enda peale. Sinu lapsed, kes sünnivad seal ja vanavanemad nendega suhtlevad. See on mu isiklik kogemus. Ma väga armastan oma lapsi, nad on väga toredad. Aga ainult ma tunnen, ma ei saa nendega oma südamekeeles rääkida. Ja mida ma siis teen? Ma saan ainult neid õnnistada, neid armastada ja püüda rääkida selles keeles. Meie väiksed poisid rääkisid ka 2 aastat meiega eesti keeles, kui me vanavanematega need kasvatasime. Aga nüüd nad enam ei räägi. See ei tähenda, et armastus väheneb, vaid see tähendab, et midagi enamat peab toimuma selle juures. Ja nüüd, kui Joosep oli jõudnud siis sinna või Jaakob oli jõudnud Egiptusse, siis ta oli vanaks saanud ja Joosep kuuleb, et tema isa on haige. Jaakob oli elanud seal 17 aastat ja nüüd ta ütleb, mis ma oma vanaisaga veel saan teha. Nad vahetavad teateid ja eksitusi ja Joosep tunneb, et tema viimane asi, mis ta isale saab teha, on viia oma 2 sündinud kaksikut ka. Viia vanaisa juurde ja teha talle elu lõpus seda rõõmu, et ta võib oma lapselapsi katsuda. Ja sealt see lugu siis tuleb. Isa on haige ja Joosep võttis oma 2 poega, Manase ja Efraimi, ja viis need oma sureja vanaisa juurde. See oli liigutav pilt, ma kujutan seda ette. Ja mida siis vana Jaakob talle ütleb? Jaakob ütleb seda, et tead, Joosep, Jumal on mind väga palju õnnistanud, Jumal on mulle palju andnud, ma ei taha, et see õnnistusliiva jookseb kuskile kaduma jääb, vaid ma tahan, et see läheks sinule ja sinu lastele edasi. Ma tean, et nad ei räägi minu heebrea keelt enam, ma tean, et nad võib-olla on kaotanud oma heebrea usu, Egiptuses oli kõike muud. Sõbrad, meie tänapäeval elame paljudes mõtetes generatsioonide vahel, üks elab Egiptuses, teine elab veel vanal maal. Kui ma vaatan ka, milline generatsioonide vahe on Eestis, 3 generatsiooni, 4 generatsiooni, see ei tähenda, et me ühel maal elame, aga ma näen, et noorem põlvkond elab rikas Egiptuses, te elate hästi, aga kuidas on teie vanavanematega ja vanematega? Egiptuses elamine ei tähenda mitte füüsiliselt liikuda kuskile kaugele, vaid Egiptus väljendab teist elulaadi. Juutidel oli rääkida 2 lahkumist. Üks oli Egiptusesse, teine Paabeli vangipõlve. Egiptusesse nad läksid vabatahtlikult paremat elu otsima, Paabeli vangipõlve neid viidi. Mõlemad olid kriitilised hetked. Ja seal nüüd oli siis meie armas vanaisa seal ja mida ta sai nendele lastele veel teha? Ta ütles, Joosep, tule. Ma tahan katsuda neid, ma tahan neile õnnistuse edasi anda. Ja Joosep tuli traditsiooni järgi, võttis, sättis pojad niimoodi vanaisa ette nagu oli, et vanem poeg oleks pidanud puudutama parema vanaisa kätt ja teine vasakut. Vana pime vanaisa Jaakob ristas käed. See, mida Joosep talle ette kirjutas ja ootas, on vana traditsioon, et sa pead vanemat õnnistama. Vanaisa ütles, ei, mu õnnistus on mõlemile poisile võrdne. Ja ta õnnistus nooremalt hoopis. Vaadake, see on Jumala tõe edasiandmine. Me ei tohi elada vanades traditsioonides ja teha vahet nende vahel, vaid Jeesus Kristus tuli ja ütles, me kõik oleme võrdsed. Ja ma usun, kui Jeesus tuli ja meid õnnistab, siis ta ei õnnista meid selle järgi, kui vanad me oleme, kui noored me oleme, kui rikkad või vaesed me oleme. Ja see, kes tunneb ennast vahest privilegeerituna, Jeesus ei tee sellest vahet. Jeesus toetab just seda, kes tunneb ennast maha jäetuna. Ja Joosep nõustus sellega. See oli isa õnnistus. See oli vanaisa õnnistus. Kallid sõbrad, me vajame niisugust õnnistust, mis muudab meie vanad traditsioonid ja arvamused
Jumal õnnistus, kus Jumal midagi teeb, siis ta teeb hoopis uut. Meile prohvet Jesaja ütleb ühes niisuguses oma ütluses, vaata, mina teen hoopis uut. Meie inimestena võime uut teha, aga Jumal teeb hoopis uut. Ja see hoopis uus ei pea meile meeldima. Me võime sellega vaielda. Joosepile ei meeldinud, et vanaisa niimoodi tegi, aga ta nõustus sellega. Ja kui ta aru sai, et see oli hoopis vaimulikult uus, siis ta nõustus ja kuulis, mida tema isa talle ütles. See oli õnnistus mitte ainult nendele 2 poisile, see oli õnnistus temale ja see oli õnnistus kogu rahvale, Iisraeli rahvale, kes selle õnnistuse all, selle vanamehe õnnistuse all elasid. Tänapäeva kogudus selles maailmas vajab ühte erilist puudutust, vajab Jumala õnnistust, vajab midagi niisugust hoopis uut õnnistust, mida seni pole näinud. Seda õnnistust nimetatakse vahel reformatsiooniks. Kristlik kogudus maailmas on ja me oleme sellel hetkel, kus me vajame ka hoopis uut Jumala reformatsiooni õnnistust. Kõik usulised liikumised, me seisame selle ees. Ja ma olen olnud pastor, mitte ainult siis 40, vaid minu pastoritöö algas 1968, kui me abiellusime Ellega, me läksime elama Kohilasse ja Kalju Raid pani mind kohe tööd tegema seal. Kui ma Olevist oleks jäänud, siis ma oleks veel mitukümmend aastat oodanud, kui mind kuskile kantsi lastakse. Ja seal, mis ma selle aastate jooksul olen näinud, kogudus on tänapäeval tähelepanu keskpunktis. Ja on öeldud seda, et kuidas kogudus kasvab, kuidas ta saab õnnistatud. Traditsiooniline oli see, et kogudus kasvas bioloogiliselt sajandite jooksul. Olid vanavanemad, olid vanemad ja lapsed tulid automaatselt kogudusse kõikides kohtades, kes oli bioloogiline kasv. Ja eriti suured kirikud on sellega kuulsaks saanud, nad ristivad kohe lapse ära, ta on koguduses ja nii läheb edasi. 20. sajandil tekkis uus liikumine, mida nimeks transferliikumiseks, kus kogudused ühed hakkasid vähenema, teised kasvama, sest ühest viletsamast kogudust hakkas rahvas voolama suurtesse teistesse kogudustesse, kus oli põnevam Jumalat teenida. Ja nüüd me oleme jõudnud sellesse aega, kus seda ka enam ei ole, nüüd peab kogudus hakkama, kuidas ainult kasvama. Seda tunnistavad nüüd kõik katoliiklased, luterlased, baptistid. Kogudus peab kasvama ainult uuesti sünni läbi. Me oleme uuesti paganlikus maailmas tagasi ja see on õnnistus, Jumal meile näitab, kogudused hakkavad kasvama ainult uuesti sünni läbi. Ma mäletan, kui ma tulin Kaljusse, siis vend Võsu, kas te mäletate välist meest nagu Robert Võsu? Näidake, kes mäletab. Nii palju veel, tore, aga noored ei tea mitte midagi. Ma tean, ma annan teile andeks, ega nad Billy Grahamist ka Ameerikas ei tea, mitte midagi enam. Sa räägid Billy Grahamist. Siis vend Robert Võsu ütles mulle, Kalju koguduse ainukasvutee on isikliku evangelismi kaudu. See oli tema lemmikteema. Ja kui ma külastasin Apollo poodi, siis üks väheseid kristlikke raamatuid, mida oli müügil Apollo religioonisektoris, oli Robert Võsu kristlik eetika. See on sõnum isiklikust evangelismist. Vanal vennal oli visiooni ja see töötas. Ja ma tänan ka nende tööaastate eest, mis me tegime, kui me hakkasime nõukogude ajal isiklikku evangelismi tegema, see oli midagi erilist. See oli aeg. Nüüd ma kuulen, te teete grupitööd. See on uus moodus, mida meie ajal ei olnud. Jumal on seda ka näidanud. Tähtis on, et Jumal saab meid õnnistada, millegagi Jumala plaani ei riku ära. See õnnistus, mida Jaakob edasi andis, see on jõudnud ju kuni tänapäevase Iisraelini ja meie seisame praegu ja vaatame seda, kõik, mis Iisraelis toimub, see hakkab maailmas toimuma. Jälgige neid sündmusi. Vahest meie paljust ütleme, meie ei taha jälgida, aga see on Jumala maa. Jumal seda maad armastab ja vaadake, mis seal sündmused toimuvad. Seal toimuvad väga põnevad sündmused. See oli Jaakobi õnnistus ja Jumal oma õnnistust ei võta selle rahva pealt ära. Me täname, et me ei ole mitte ainult õnnistuse otsijad, me oskame rõõmu tunda ka õnnistusest, mida Jumal annab.
Teie laulnoored mind väga rõõmustas, te olete väga mitmepalgeline. Ma mõtlesin alguses, et te olete ainult üks tavaline ansambel, aga pärast ma vaatan, te laulate kõike seinast seina. Ja vanainimese süda rõõmustas kohe. See on õnnistus, see on Kalamäe õnnistus, kuhu me oleme tagasi jõudnud. Ja kui Jumal midagi me elus teeb, siis ma lõpetan selle Apostel Pauluse kirjakohaga, mida ta meil ütleb ja mida me kõik väga armastame, me kunagi ei ole läbi mõtelnud seda. Meile meeldib lugeda Johannese 3.16, meie ei taha lugeda Johannese 3.17, me ei loe, eks ole. Mõtle, kas sa oled lugenud 17 ja 18 edasi, 16 on väga ilus. Ja Rooma 28 ütleb meile niimoodi, ma lõpetan sellega, minu aeg jõuab. Ent meie teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks neile, kes tema kavatsuse kohaselt on kutsutud. Pidage seda meeles, Jumal laseb, mitte meie ise ei saa seda, vaid Jumal laseb. Ja Jumal laseb neile tulla heaks, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud, kes on saanud kristlaseks, kes on tema omad. Tee Jaakobist ja nende generatsioonist meieni on olnud väga pikk aeg, aga õnnistuse tee on ikka samasugune olnud. Arvo Pärt, tema kõige kuulsam muusikateos, mis on Aadama itkumine. Itkumine, üleeile ma vaatasin seda, kuulnud seda. Ja kõik nad seal itkusid. See tõesti pani itkuma. Vana slaavi keeles ka veel ja ma ei saanud aru, aga itkumise niisugune mentaliteet oli rahvas elas suuresti kaasa. Isegi meie president oli maskis seal ja kes kirikusse kõigid temaga itkus koos kõigi teistega seal plaksutas pärast. Lõppu ei osatud teha, mismoodi me lõpetame. Ega me ei jää itkuma, kristlased. Meil peab midagi tulema selle itkumise peale. Ja ma usun, et Arvo Pärt on leidnud ka selle peale midagi, aga seal see kontsert jäi pooleli, keegi ei osanud midagi teha. Ja millega siis lõpetati? Kerge valsiga. No vaatasid seda. Minu armastatud dirigent käis, ta ei teadnud, mida nüüd teha, rahvas ei osanud midagi teha, siis ta ütles, et hakka seda, mis vals see oli, Uku-Arvo vals. No ta andis niisugune ilusa positiivse elamuse, aga sellest on vähe. Ja meie kui kristlased oleme, kui me teame seda, et Jumal laseb kõik heaks tulla, siis me anname oma kiituse tänus, laulus, elus. Täname Jumalat õnnistuste eest ja elame õnnistuste kohast elu. Olge ka teie väga õnnistatud kõiges. Aamen.